Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja see on teine video TeacherMate keskkonna kohta, seekord siis kuidas õpilasena tööd teha ja kuidas õpetajana seda hinnata. Õpetajana olen ma saatnud töölehe õpilasele ja mina saatsin selle Google Classroomi kaudu, nii et kui õpilasena Google Classroomi login, siis on mul siin ilusti ülesande juures üks ilus link. Klõpsan selle peale ja täidan ülesande ära. Kõigepealt pean panema enda nime. Nii ütlen start ja lähengi siis töölehte täitma. Nii nagu siin soovitud on, täidan lüngad ja vajadusel vastan siis paarilised ära, panen näiteks siit. Niimoodi on. Esimese ülesande ma jätsin üldse tegemata, nagu te nägite. Siit ütlen, et need on õiged. Villaloomad võiks, ma panen niimoodi. Nagu vahel õpilased teevad, et teevad bingot. Ja ma panen siia 24. Lähen korraks ülespoole, vaatan, see jäi tegemata, ma ikka võtan siit ka paar tükki. Kõik ära ei tee ja selle jätan ka täitsa tühjaks. Nüüd õpilasel tööleht ära täidetud, loodetavasti siiski palju korralikumalt. Tal on võimalik see salvestada hilisemaks täitmiseks või öelda, et mul on kõik tehtud. Kui ma ütlen, kõik on tehtud, siis mind ka hoiatatakse, et tegelikult kõik sul ikkagi hästi ei läinud. Et ma saan selle käsu tagasi võtta, aga ma ei viitsi, ma ütlen, et tööleht sai korda ja nüüd on mul võimalik vaadata, kuidas mul läks. Kõik, kus on rohesed kastid ümber, need ülesanded olen ma täitnud korralikult. Seal on õiged vastused. Kus on punased, seal on valesti läinud. Ainus, mille puhul ma päris hästi ei saa nagu niipidi vaadata, on see mitme valikuga küsimus. Siin on õigeid ja valesid vastuseid tegelikult mõlemaid. Õpetaja peab üle kontrollima. Siin, kus olid paarilised vaja ühendada, siin on näha, et mis mul on õigesti läinud, on sinisega, punasega on jälle valesti kogemata ühendatud. Ja siin on siis tühjad kastid sisse jäänud. Õpilasena võin öelda 8 punkti 27, mitte kõige paremini. Aga õpetaja tuleb siis TeacherMate keskkonda, logib ennast sisse, võtab My Worksheets ehk minu töölehed, otsib üles selle õige töölehe ja klõpsab selle pealkirja peal. Ja tulebki ette, et 4 õpilast on täna töö teinud. Maril ja Siretil on suhteliselt hästi läinud, Karla on lasknud ikkagi kõige kehvema tulemusega töö ülesse. Aga võtame siis näiteks praegu Mari töö siit. Praegu on näha, et punktid on pandud, hinnangud on antud ja kui ma tahan seda auto hindamist muuta, siis ma pean valima siit õpetaja ja automaatne hindamine. Ehk, mida ma õpetajana näen, see ülesanne siin, kus oli vaba valikuga. Selle eest võiks ta saada 1 punkti juurde. Ma panen praegu lihtsalt siia 1 juurde. Siis teine teema on ka siin, millised 2-realised pisted on, ehk kus valikvastustega oli. Õpilasel on tegelikult siin üks õige vastus, ehk ma panen siit 2 punkti juurde. Nii, ja alumised olid õiged. Nii et kui algselt on tal automaatselt hinnatud 15 punkti, siis mina panin siia 2 punkti juurde ja ta saab 17 punkti. Ma saan lisada kommentaari. Ja siis saata selle õpilasele tagasi. Ehk ta näeb ka siis oma tulemusi. Ja panen selle õpilase siis kinni või võtan siit ülevalt järgmise õpilase ja lähen siis tema töid hindama. Ja nii käin kõik töölehed ükshaaval üle, sest mul on siin sees ju vaba vastusega ülesanne ka. Kui ma nüüd kinni panin selle hindamise vaate, siis näete, Maril on 17 punkti, ennem oli 15 ja töö on talle tagasi läinud, et ta saab seda siis üle kontrollida. Nüüd, kui Mari tahab oma tulemust näha, parandatud tulemust ja õpetaja kommentaare, läheb klassiruumi, võib uuesti klõpsata selle sama lingi peale, et tee ära test, kirjutab jälle enda nime, ütleb start ja talle tuleb siis koos õpetaja tulemusega ja õpetaja kommentaariga see tööleht uuesti tagasi. Näete, õpetaja kommentaar suudab paremini ja 17 punkti 27. Et hästi mugav kasutada, õpetajal küll tulemused klassiruumi ei tule, aga need saab siis siit käsitsi üle kanda ja kasutada ikkagi ka näiteks hinnete panemisel, kui see vajadus peaks olema.
aitäh ja jõudu klassiruumis TeacherMade'i kasutamisel!